tegelikult selles pildis on nagu olulisel määral jäänud just täpselt unarusse see sotsiaalne aspekt. Ehk kuidasmoodi näiteks üks täiesti tavaline, eks ole, täiskasvanud inimene, kes puht legaalselt tarvitab alkoholi ja võib-olla siis hävitabki enda tervist ka seejuures, aga mismoodi see mõjutab tema kõrval olevaid inimesi, teisi ühiskonnaliikmeid, kes võivad olla temale väga lähedased ja enamjaolt ongi, eks ole, pereliikmed, lapsed, võib-olla naabrid, aga võivad olla ka täiesti sellised esmakordsed kokkupuutud, et kui me mõtleme roolijoodikute ohvritele, siis need on, eks ole, inimesed, kes seda siis kaudselt siis nende tapjad tegelikult ei tunne, ei ole kunagi näinud ja neil ei ole mingisugust plaani ega soovi olnud nendega kokku puutuda. Ja vot seesama sotsiaalne aspekt nüüd selles alkoholiprobleemis, mida me ka nimetamegi passiivseks joomiseks, kus keegi kannatab kellegi teise alkoholi tarvitamise tõttu, see tegelikult annab väga olulise mandaadi, lausa kohustuse ikkagi ka riigile nüüd alkoholipoliitiliste meetmete kaudu sekkuda, reguleerida seda üldist konteksti, kus inimesed alkoholi tarbivad läbi hinna, läbi kättesaadavuse, läbi reklaamimise ja veel paljude teiste aspektide. Et kui me mõtleme justkui, et alkoholi tarvitaja isiklik asi on see, kui ta iseenda tervist hävitab, siis kui me nüüd sellest tema enda tervisest vaatame edasi teistele inimestele, siis siin need õigused tegelikult ikkagi muutuvad ja peaks väga tugevalt panema rõhu hoopiski nendele kõrvalistele ohvritele.